Tere õhtust, head vaatajad! Eesti Televisioon kutsub teid taas debatilainele. Tänane suur väitlus on selle aasta viimane, aga ma luban teile, et meil on millest rääkida. Valimised on läbi ja aeg on analüüsida, milline on uus poliitikamaastik ning kellel läheb järgmisel aastal Eestis elu paremaks. Esimene stuudio alustab. Ja meie uuenenud, aga juba hästi tuttav poliitikamaastik on teie ees. Tere tulemast saatesse Mart Helme EKRE-st. Tere. Kohal on Mihhail Kõlvart Keskerakonnast. Tere õhtust. Urmas Reinsalu Isamaast. Tervist. Ja Lauri Läänemets Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Tere õhtust. Ja valitsust esindab Karmen Joller Reformierakonnast. Tere. Ja Kristina Kallas Eesti 200-st. Tere õhtust. Ja nagu ikka 1 minuti ulatuses sissejuhatuseks. Ja Urmas Reinsalu, suure tõenäosusega Isamaa võidab järgmised valimised, Riigikogu valimised, siis kuidas saab Isamaa valija kindel olla, et ka peaministri kohale ei toimu personali sellist konkurssi? Vaadake, Isamaa tõepoolest on asunud valmistuma väga tõsiselt 27. aasta valimisteks, sest poliitilise juhtimise mõttes tuleb öelda, et Eesti toodab ees pigem kaotatud aasta. Et ma näen, et valitsus ei ole omandanud õppetundi selles osas, et mis signaali andsid hävitava hinnanguna Eesti valijad kohalikel valimistel. Ja need poliitilised eksperimendid kahjuks lähevad Eestile kalliks maksma. Aga loomulikult Isamaa on valmis moodustama 2027. aasta kevadel uue valitsuse. Aga ma tahan öelda, et teie küsimuse ja minu vastuse vahel on sadade tuhandete Eesti toredate inimeste, Eesti meeste ja naiste otsus, mida nad langetavad. Ma arvan, 453 päeva pärast. Aitäh! Karmen Joller Reformierakonna reitinguid vaadates kipub nii minema järgmiste valimistega, et suur osa teie saadikutest jäävad ilma tööta. Et minu küsimus on lihtne, et millal te esimehe välja vahetate? Ma arvan, et seda otsustab erakonna üldkogu ja mina üksi seda kindlasti ei saa öelda. Ja ma isiklikult reitingute pärast ei muretse väga, sest ma olen näinud seda sama Isamaad reitinguga 5%. Ja nüüd on tulnud väga suur tõus, lugupidamine ja respekt, väga hea töö. Aitäh. Aga eks madaluses saab alati tulla ülespoole ja Reformierakond on pidanud koos teiste valitsuserakondadega tegema väga keerulisi otsuseid, mis ei ole kindlasti populaarsed ja mis seal salata, eks me oleme natuke ise ka hoogu andnud oma madalale reitingule, et meil on palju õppida, me oleme endasse vaadanud, aga läheme edasi uute mõtete ja uute sisekaemustega. Mart Helme, EKRE jäi pealinnas volikogust välja. Kui palju võib see mõjutada teie Riigikogu valimistulemust? No ta mõjutab selles mõttes, et me peame Tallinnas tegema rohkem tööd, kui me nagu, ma arvan, et läksime natukene niimoodi, et küll me saame ja ei saanud. Nii et Tallinnas on meil probleem ja selle probleemiga me tegeleme. Aga üldiselt, kui te küsite kokkuvõtteid nendest valimistest, siis ma ütleksin, et meil oli päris hea esinemine. Meil oli 74 nimekirja üle Eesti. See on kõige rohkem peaaegu, ma ei tea, võib-olla kellelgi oli enam-vähem sama palju, aga me olime igatahes väga, väga tipus. Ja me praegu oleme 34 omavalitsuses võimu juures, mis ma arvan on ka päris hea tulemus. Nii et me võime selles mõttes rahul olla, aga jaa, loomulikult need valimised näitasid ära kõik nõrgad kohad ja nende nõrkade kohtadega tegeleme. Lauri Läänemets, sotsiaaldemokraadid maandusid Tallinnas opositsioonis, peate tunnistama, et teid mängiti üle. Jah, sotsiaaldemokraadid hetkel ei ole Tartus ega Tallinnas koalitsioonis, aga valimistel me tegime kõige aegade parima tulemuse kohalikel valimistel ja tegelikult ka erakonna reiting praegu on hea, aga ma arvan, et sotsiaaldemokraatide võimalust näitab see, et nende valimiste kõige suurem muutus tegelikult tuli ju erakonnast Isamaa. Et erakonna Isamaa on muutumas tegelikult EKRE-ks, võttis nende valijad üle. Tartus need, kes noa ja kahvliga oskavad süüa, saadeti akna alla, võeti Reinsalu heakskiidul siis reuskajad sinna tuppa sisse, siis prokuratuuri, politsei, kaitsepolitsei kohta on öeldud, et on kallutatud
seotud, tegelevad kellegi teise huvides ja lõppkokkuvõttes ei ole teada ka, milline ärimees siis neid koalitsioone linnapäid seal Isamaas otsustab. Nii et ma arvan, et see on kõige suurem muutus tegelikult nende kohalike valimiste järgselt. Lauri, saatejuhid küsisid sotside kohta, mitte Isamaa kohta. Ja, aga ma ütlesin, et see annabki sotsiaaldemokraatidele võimaluse, et kui meil on erakond, kes tegelikult demokraatiast kaugemale läheb, erakond, kes demokraatia vabadustes seisab, siis see on sotsiaaldemokraatia. Jõuame ka Isamaast rääkida saates. Võtame ükshaaval esimene ring. Mihhail Kõlvart, Keskerakond on Tallinnas taas võimul. Liivala ja trammi ei tule ja muru hakatakse taas vist niitma. Kas see ongi see palju lubatud suur muutus? No ma luban esiteks, et ma sotsidest ei räägi. Aga suuremad lubadused tõepoolest on koalitsioonilepingus ilusti olemas. Just Keskerakonna lubadused, tasuta lasteaed, sünnitoetus, mis kasvab mitu korda, pensionäride sünnipäevatoetus, kooli alguse toetus, abipakid. Et jah, me oleme rahul koalitsioonilepinguga, sest meie punktid on seal ilusti sees. Kristina Kallas, ma olen olnud sunnitud küsima teilt saatesse ühte küsimust, et 1,9% toetust, et teie valijal tekib küsimus, et miks ta teie poolt peaks üldse hääletama, et lasete nullini välja või? Ma saan aru, et see on küsimus, mida on tüütuseni juba küsitud ja ma arvan, et suuremal osal inimestel enam ei ole tegelikult huvi selle küsimuse vastuse osas. Et suurem osa inimesi tahab tegelikult teada saada, mida see valitsus teeb järgmise 1,5 aasta jooksul, mis on valimisteni veel jäänud ja mis on selle valitsuse prioriteedid. Tegelikult see on see, mida enamus valijaid huvitab, mitte see, kui palju on Reformierakonna või Eesti 200 reiting, sest seda on lihtsalt söögi alla ja söögi peale hommikust õhtuni kogu aeg küsitud, aga ma arvan, see on vale fookus. Lauri Läänemets, me rääkisime, või te tahtsite eelmist Isamaast rääkida, aga äsja Jevgeni Ossinovski maksis ametist lahkuvatele linnaosa vanematele nõunikele 56 000 boonust. Kas see ei ole lihtsalt omadele raha kantimine? Ja teate, seda debatti ma just sotsiaalmeedias olen ka saanud pidada ja tegelikult seal on nii-öelda 2 põhimõttelist erinevust, et kui me vaatame sotsiaaldemokraate või konservatiive või populiste, siis üks on see, et need ametikohad tõesti on sellised, et homme võib sul amet lõppeda ega ühtegi nagu garantiid seal ette nähtud ei ole. Ja see ongi debati küsimus, et kas siis neile inimestele hüvitist makstakse või mitte. Seda on tehtud varasemalt ja sellist traditsiooni paljudes omavalitsustes on. Hoopis omaette küsimus tegelikkuses on see, mida näiteks, kui me võtame parempopulistlik konservatiivne jõud Ameerika Ühendriikides, Donald Trumpi partei on ju, mis on nii-öelda konservatiivne, siis mida nemad täna teevad, on see, et kasutavad võimu selleks ära tururegulaatoriga siis ähvardada. Kuulge, meil ei ole Donald Trumpi täna saates. Ja, aga ma lihtsalt toon näite, et mille koha pealt me tegelikult võiksime arutada, on see, et sa kasutad ära nii-öelda võimu ja ütled, et see on nüüd nii-öelda konservatiivse maailmavaate kaitsmine, mingisugune vabaduste kaitsmine selleks, et lükata võimalusi siis teatud ettevõtetele. Et ma arvan, et need on hoopis nagu küsimused, mida me peaks küsima. On peenraha teie jaoks? Ei, see ei ole peenraha ja ma ütlesin, see on väga aus teema, mille üle arutada, sest seal on nagu sisu ühtemoodi ja teistmoodi, aga see, mis meid lõppkokkuvõttes mõjutame, mida me mõjutab Eestit ja mida me näeme ka tegelikult vaba turumajandust, on see, kui poliitikat hakatakse siis teatud suurte rahastajate huvides ära kasutama, mis on Ameerikas ja mida on juba Euroopas. Karmen Joller, natuke sama küsimus. Tartu tegelikult rumpas Tallinna isegi üle. Tartus maksti lahkuvatele abilinnapeadele üle 118 000 euro. Kas ei ole tõesti selline raha põletamine? Ma ütleksin võib-olla väga palju lihtsamalt, aga sama mõtte, et on osadel ametikohtadel on ju see sisse kirjutatud. Ma arvan, et samamoodi nagu ütles Kristina, et siin tuleks pigem hakata vaatama ka seda, kuidas ülejäänud raha kasutatakse ja siin ma usaldan väga Tartu äsja valitud linnapead Urmas Klaasi, kes on väga head tööd teinud. Nii et 56 000 ja 118 000 ja kõik vaatame üksteisele otsa ja ütleme, et raha on. See sõltub ka sellest, ma ei tea, kui palju neid abilinnapeasid oli, vabandust, et ma ei ole sellele küsimusele nii palju selleks valmistunud, aga see sõltub ju ka sellest, kui palju neid inimesi on, kui kaua nad on töötanud ja tegelikult ka inimene, kui ta läheb tavaliselt töökohalt ära näiteks koondamise tõttu, siis saab inimene ka lahkumishüvitist, mis võib olla teinekord päris suur. Et see on tööturul tavaline palga osa
teatud tingimustel ja ma arvan, et see ei ole ebanormaalne, aga see sõltub sellest, kui palju neid töötajaid on, kui suur oli nende palk ja kui palju nad enne ka tööd tegid. No Mihhail Kõlvart, kas uuel linnavalitsusel peaks olema praegu lausa kohustus öelda, et me toome Tallinnasse muutuse ja edaspidi selliseid asju meie enam ei tee? No tegelikult me peame tunnistama, et lahkumishüvitis on normaalsus, sealhulgas ka ministrid seda saavad, aga seda reguleerib seadus. Ma arvan, et ka omavalitsuste puhul oleks aus ja läbipaistev, et oleks kas vastav seadus või siis regulatsioon, mida omavalitsus kehtestab ise. Ja kui inimene töötas 4 aastat valimistel võitis teine erakond, siis ma arvan, et see lahkumishüvitis on adekvaatne. Aga kui mõni inimene on töötanud 3 kuud nagu Tallinna linnavalitsuses ja saab hüvitise, no siin võib muidugi arutada, kas see on päris adekvaatne või mitte. Ja, aitäh. No tõsi on ka see, et värske linnapea määras ka siis nii-öelda Isamaa erakonda kuuluva abilinnapeale, lahkuvale abilinnapeale hüvitis. Aga Kristjan Kallas, teie vangutuse tegelikult vabandus, et see on veel eraldi teema, et kuidas siis nii inimesed töötavad ja siis ühe erakonna esindaja saab linnapea käskkirjaga ja teine siis linnaosa vanem ei saa sellepärast, et ta on teisest erakonnast. No, see lihtsalt on liiga madal. Hästi, Kristjan Kallas, te vangutasite pead, te arvate, et see ei ole normaalne. Kas need inimesed jääksid töötuks, kui nad tööturul on sellised võimekad abilinnapead näiteks? Ma vangutasin pead sellepärast, et tegelikult kohalike omavalitsuste juhtide, aga tegelikult eriti Tallinna ja Tartu juhtide palgaralli on olnud väga kiire, et ka nendel keerulistel aegadel tegelikult tagasi tõmmatud ei ole, et palgad on kasvanud, väga-väga kiiresti kasvanud, et kui me valitsuses tegime kärpe nendele kõrgematele riigiametnike palkadele, et tõmbasime koos majanduslangusega ikkagi selle indeksi nii-öelda alla ja seda kiiret kasvu pidurdasime, siis nendes 2 omavalitsuses minu teada seda tehtud ei ole ja see palgaralli on seal väga kiire. Et täna on nende kohalike omavalitsuste juhtide palgad väga kõrged ja nende kõrgete palkade peale veel omakorda lahkumishüvitised maksta. Ma arvan, et see riivab väga tugevasti inimeste õiglustunnet, sellepärast et see inimeste tunnetus ja ka majanduse seis ei ole täna selline, et selliseid hüvitisi tegelikult maksta. Urmas Reinsalu, te hakkate just koostama Isamaa valitsemisprogrammi, et kas omavalitsuste palgaküsimus tuleks sinna ka sisse kirjutada? Teate, sellega me oleme tegelenud. Aga sotsiaaldemokraatid, Reformierakond, Eesti 200 hääletasid selles parlamendi koosseisus, ma arvan, kui ma õieti mäletan, selle koos eelnõu maha. Ja milles see seisnes? See seisnes selles, et tõepoolest inimestel jääb tegelikult meidi nõutu mulje, kuna kehtiv seaduse loogika näeb seda ette, et nii-öelda volikogud, kui nad kogunevad, hakkavad ise endale nagu palka määrama. See tähendab siis uuele linnapeale, volikogu esimehele, need hüvitisi ja nõnda edasi. Ja see on tegelikult loomulikult, tundub nagu see oleks siis nagu esmane ülesanne, nii-öelda poliitikavalikute tasemel. Ja meie lahendus oli selline, et sarnaselt nagu parlamendil, et tegelikult peaksid olema selged reeglid ja nii-öelda eelmine volikogu määrab selle asja nõnda, et ei ole järgmine volikogu alustab. Aga seda kahjuks ei toetatud. Ma arvan, et nii-öelda just nimelt usalduse mõttes oleks see pigem loogilisem süsteem. Aga Tallinna linnas tõesti, ma arvan, Peeter Raudsepa ametisse asumisel tema palgatase on sama, mis oli ka eelmisel linna peal, et seda mingit tõusu siin nii-öelda selle meetodi järgi ei ole ette nähtud. Ja kui me räägime praegu laiemalt nendest valitsemiskuludest ja nende kokkuhoiust, ma arvan, et nii nagu on riigi tasemel, me näeme retoorikat ja tegelikkust lahknevalt. Et meil on, täna võeti vastu 26. aasta eelarve ja võrreldes 24. aastaga see näeb ette 1,9 miljardit täiendavaid valitsemiskulusid. Selle asemel, et lubati valitsemiskulude vähendamist ja ma usun, et ka omavalitsustes on tegelikult seda puhvrit olemas valitsemiskulude loogika. Tuleme eelarve juurde tagasi veel, jah. Aga Mart Helme, valimiste järel värvus Eesti kaart suuresti Isamaa värvides siniseks. Kas siis kõige õigemad konservatiivid on nüüd Isamaas? Ei ole ja ma absoluutselt ei nõustu muide ka Lauri Läänemetsaga, et Isamaa on ekrestunud. Isamaa on endiselt pehme ja Isamaa on endiselt oportunistlik. Isamaa ei ole mingit muutust toonud ja ei toogi mingit muutust, sellepärast, et neil ei ole vastavat tahet. Neil on ka nende nimekirjad, kui me vaatame, ja juba need logisevad muide väga paljudes kohtades, nagu me näeme nende koalitsiooni läbirääkimiste käigus, sest et nad korjasid kokku ju igasugused ülejooksikud ja oportunistid ja rändrüütlid ja panid kokku mingisugused kirjud nimekirjad. Noh, nende nimekirjadega nad saavad veel valu ja vatti näha. Et ma selle eelmise teema lõpetuseks tahan öelda, et me ei saa rääkida ainult sellest, et on õiglane ja seadus näeb niimoodi ette, et on täiesti selge ja on valimiste järel me näeme seda, ühiskonda ärritab see,
et makstakse selliseid hüvitisi. Need hüvitised ei ole ju väikesed hüvitised. Need hüvitised on tihtipeale paljudes tuhandetes, teinekord üle 10 000 isegi. Ja tavaline inimene, kes elab võib-olla mingisuguse 1000 eurose palgaga või mis iganes sissetulekuga, ütleb, et see on hullumaja. See on lihtsalt hullumaja. Nii et ma olen Urmasega nõus, et see tuleks reguleerida seadusandlikul tasemel, et sellist ebaõiglust tavakodaniku suhtes ühiskonnas ei oleks. Aga need on muidugi varasemate valitsuste ajal ja eelkõige on siin Reformierakond olnud, kes on neid läbi surunud kõiki neid igasuguseid palgad ja kompensatsiooni tõstmisi, et seda nipsu lastes ei tee. Ja ma olen selles mõttes nõus Mihhailiga, et nii on ja nii peab tegema, aga on selge, et ühiskond käsitleb seda ebaõiglusena. Ma tahan seda siiski täpsustada. Tähendab, seadusi kohaliku omavalitsuse puhul, mis puudutab palkasid ja hüvitisi, teeb volikogu ise, kohaliku omavalitsuse volikogu ise. Kohalikul volikogul ei ole mingit kohustust otsustada, et linnapea palk peab tõusma. Mitte mingit kohustust ei ole. Seadus ütleb, et tuleb otsustada, aga see otsus ei pea olema, see tõuseb. Otsus võib olla ka see, et palk langeb, on ju, Urmas? Või nagu samaks jääb, nagu oli Tallinnas. Ei ole mõistlik, kindlasti ei ole mõistlik see, mis täna Riigikogus on, ehk siis Riigikogu ei saa enda palka alandada. Me oleme sellega 4 aastat näinud vaeva, ehk siis rasketel aegadel, kui tegelikult peaks kärpima, Riigikogu seisab nagu riik riigis ja oma palka alandada ei saa, sest seadus on selline. Mitte kindlasti ei ole ma nõus sellega, mida teie ette panite, et tehakse selline seadus, kus indekseeritakse ära kohaliku omavalitsuse palgad. Mitte kindlasti ei ole sellega nõus. Tahtsin ära klaarida ühe väärtusküsimuse, mis kohe jõuab ringiga ka Isamaani, sest juttu puudutas seda, et üks Kärneri nimeline ei oska kahvliga süüa, et Lauri Läänemets, miks te Isamaa juhtimisse sekkute, et mis see, vabandust, aga teie mure on? See ei ole üldse Isamaa juhtimisse sekkumine, et tegelikult on küsimus selles, et kui Urmas Reinsalu on selle tegelikult heaks kiitnud, ta ei ole seda nagu takistanud ja Tõnis Lukas, kes on väga väärikas inimene Eesti poliitikas, on kõrvale lükatud. See tähendab seda, et Isamaas on toimunud paradigmaline muutus. Nemad on nüüd täna need, kes räägivad täpselt samamoodi vaenust ja vihast ja seda õhutavat. See on nende ametliku poliitika osa. Ja Mart Helmele ma pean ütlema kurvastusega, et tegelikult on niimoodi, et Isamaa järjest rohkem ekrestub. Et see sama Kris Kärner, Kris Kärner teeb väga häid saateid, et teie nagu Martiniga enam nagu ei suuda konkureerida. See ei vasta tõele. Et see uus käremeelne mees on tulnud on ja kõik see, mis ma tegelikult ka varasemalt kirjeldasin, et Euroopa Liidu siis suhtes järjest kriitilisemad. Ma ei ole kunagi kuulnud, et Isamaa oleks varem prokuratuuri tegevust kahtluse alla seadnud, kaitsepolitsei tegevust kahtluse alla seadnud, politsei tegevust kahtluse alla seadnud. See on selline täiesti ekrestumine. Ma küsin, et mis on ekrele jäänud? Mõned valijad on jäänud veel, et täna tegelikult, ja kui me vaatame Euroopasse, AFD, parempopulistlik erakond on ju väga populaarne. Jube pika ringiga käite täna. Ja, aga me peame vaatama, et see ongi see areng, kuhu konservatiivid välja jõuavad. Minul on õigus vastulausele. Vaata, kahvliga söömisest võime ka rääkida. Teie mõned aastad tagasi üks teie noor liige tegi sellise karikatuuri, kus vikatimees käis ja tappis inimesi ja juurde olid kirjutatud meie erakonna liikmete, sealhulgas ka minu nimed. Nii et see oli noor sots, mitte nii väga noor sots, Indrek Tarand on kirjutanud postitused, kui saaks relva kätte, laseks kuklasse augu. Et ma ei tea, kes siin kahvliga söö. Indrek Tarand pole kunagi noorsotsidesse kuulnud, ta vanus ei ole seda kunagi võimendanud. Ja iga kord, kui sotsidest tõesti selline ekrele vastu selline reaktsioon noortele. Millal me oleme ähvardanud kedagi tappa? Me oleme selgelt öelnud, sellisel asjal Eesti poliitikast kohta ei ole ja seda me ei luba normaliseerida. Lauri, millal oleme meie ähvardanud kedagi tappa? Mitte kunagi, mitte kedagi. Ära palun levita laimu. Tuleme tänase päeva tagasi siiski. Urmas Reinsalu, miks siis ikkagi niimoodi läks, et Tartus vahetas Isamaa erakonna kaasasutaja Kris Kärneri vastu? Ei, mingit niisugust vahetust ei ole olnud ja ma tahan öelda praegu ja kuulates vasakul ja paremal olevate kolleegide arutelu Isamaa kohta, jah, muidugi on Isamaa Eesti poliitika keskmes. Eesti poliitiline kaart on põhimõtteliselt muutunud kohalike valimiste järel ja kahjuks valitsus tegelikult jätkab vana viisi. Mida ütles Kristen Michal pärast valimisi, kui talt küsiti, kas te võtate poliitilise vastutuse? Nii hävitava loogikaga. Ta vastas, minu vastutus on sellest, et kõik läheb samamoodi edasi.
ma arvan, see tegelikult inimestele läheb ka hinge. Nad andsid jah valdade linnade oma hääle, aga nad andsid tegelikult ka hinnangu üleriigilise poliitika valikus. Nüüd sellest, mis puudutab Tõnis Lukast, ma arvan, Tõnis Lukas teeb head tööd Tartu volikogu juhtimisel ja muidugi on erinevatel inimestel, me näeme, ja siin oli Mart Helme viitas sellele, on ka konarlik tee, kanda välja see vastutuse mandaat. Loomulikult ei ole aktsepteeritavad isiklikud solvangud, ükskõik kelle poolt, aga ja siin näited, mida toodi risti-rästi. Aga me peame aru saama tõesti sellest, et, ja see on ka vastutus Isamaal, et meil on kandideeris üle 1600 inimese ja pooled nendest ei olnud erakonna liikmed. Et Isamaa ei ole enam erakond ka selles loogikas, kuna inimesed näevad seda alternatiivi vajadust tänasele poliitilisele juhtkonnale. Ei ole tavatähendus enam erakond, see tähendab, me oleme kahtlemata, oleme liikumine selle muutuse esile kutsumiseks ja kahtlemata sellel on oma konarlikkus, millega tuleb ka arvestada. Aga see kehastab endast mitte viha, mitte kurjust. Lugupeetav Lauri, see kehastab endast tegelikult lootuse sõnumit jõuajal. Nii et ma arvan, et oleme ka siin omavahel täiskasvanulikumad ja keskendume nendele küsimustele, mis Eesti inimestele korda lähevad. Need on küsimused majandusest, seisakust, see on küsimused toimetulekust, see on küsimused sellest, et Eestis on kadunud või habrastunud meie tunne. Ja, mul on ettepanek mitte tegeleda Isamaa siseanalüüsiga terve saade. Olen valmis selleks, võtan selle väljakutse. No kunagi jõuab järjekord üks intervjuule, siis võime seda teha. Kristina Kallas, endine rahandusminister Mart Võrklaev nimetas hasartmängumaksu langetamist aasta halvimaks seaduseks, aga siiski hääletas poolt. Kas Eesti 200 läks selle juhtumiga hasartmängu lobi ohvriks? Me tegeleme vist kahjuks juba nädal aega sellega, mida üks Riigikogu liige arvas ühe seaduse kohta. Võib-olla sellel on mingi tähtsus Eesti ajaloos, aga ma pigem kipun arvama, et pruugi olla. Et hasartmängumaksu seaduse puhul on tegemist seadusega, mille peamine eesmärk on kultuuri ja spordi toetamine. Ma muuseas tuletan meelde, et see sama ERR-i maja, mida me ehitame, tuleb ka kaughasartmängu maksust. Et täpselt sealt, sest sealt on see kõige suurem laekumine tulnud, nii et me näeme, see on tegelikult kasvav turg. Küsimus on lihtsalt selles, et kas tulemuseks ei ole kaotus? Mis mõttes et kõigil on lõpuks natukene vähem raha ja kultuuril eriti? Ei, vastupidi. Sealt tuleb tegelikult raha juurde. Kultuur ja sport saavad sealt raha juurde. Need riskid, mis seal on alati välja toodud, rahapesuriskid ja see, et laekumine tegelikult ei täitu, need riskid on selle seaduseelnõu ettevalmistamisel kordi läbi arutatud ja läbi käidud ja need riskid on seal ka maandatud. Arenguseire Keskus ütleb, et te vaatasite seda positiivset stsenaariumit, mis ei pruugi nagu realiseeruda, et tegelikult see neutraalne ütleb, et raha ei tule juurde. Arenguseire Keskus erinevalt Rahandusministeeriumist oma prognoosi tehes vestles kümnete ettevõtjatega, kes tegelikult seda hasartmängumaksu turul toimetavad. Ehk siis nendega uuris läbi nende tegelikult turude käitumise, nende potentsiaalsed prognoosid, kuidas nad käituksid ühe või teise stsenaariumi puhul. Et Rahandusministeeriumi prognoos ei baseeru turuanalüüsil. Ja need on väga erineva baasiga, kuidas need prognoosid tehtud on. Nii et nii põhjalikult läbi analüüsitud seaduseelnõud on viimasel ajal vähe olnud. Aitäh, Mihhail Kõlvart. No siin kuulates Kristina Kallast, raha tuleb juurde. Kas see toob siis ka selle palju räägitud suurhalli Eestile lähemale? No, mulle tundub, et viimaste aastate jooksul me näeme, kuidas valitsuse ja koalitsiooni käitumine ongi mõnes mõttes sõltlase moodi, maksusõltlase moodi. Et päris regulaarselt tulevad uued initsiatiivid, mis teevad olukorda halvemaks, just majandusseisu. Ükskõik, mis see uus panus on maksukasiinos, olukord läheb halvemaks. Ja tegelikult eksperdid on andnud hinnangu, sealhulgas ka Rahandusministeerium, et lõpeb see sellega, et raha juurde ei tule, aga mis tulevad probleemid koos nende kasiinodega, kelle puhul on olemas ka vastav hinnang ka rahapesubüroo poolt ja on ka rahvusvaheline kogemus. Sama Malta näitab, et jah, püüdsid, tõid tõepoolest uusi ettevõtteid turule väljaspoolt riigi, aga kuna tegelikult jälgida, kuidas see nimetatud veebikasiino enda süsteemi korraldab ja kuidas need tulud tulevad, on peaaegu võimatu, siis see on võimalus mitte ainult haldtsoonide loomiseks, vaid ka mustade tsoonide loomiseks. Ja lõpeb see sellega, et ma arvan, et meie riigi maine halveneb järjekordselt, me saame väiksema tulu ja toome endale rohkem probleeme. Karmen Joller, kas Reformierakond hääletas selle eelnõu poolt seetõttu, et Tanel Tein ähvardas lõhkuda koalitsiooni?
ei, meie ei ole mitte kunagi tunnetanud küll seda, et me oleks kuidagi pantvangis erinevalt, ma saan aru, mõnest eelmisest valitsusest, kus on olnud erakondi, kes on esitanud väga tugevaid nõudmisi ja ähvardanud päriselt lõhkuda, et seda ei ole kordagi. Meil on väga hea koostöö valitsuses, tõesti on. Jah. Urmas Reinsalu, no Isamaa ütleb, et see seadus teenib netikasiinode ärihuviseid, rahapesuriski pole arvestatud ja kultuur kaotab raha. Aga miks Henn Põlluaas selle poolt hääletas siis? Ma arvan, et see oli tööaps, aga kui me vaatame praegu, tööaps sellepärast, et teinekord on nendes pikkades hääletustes võib teinekord tulla ka olukord ette, kus inimene siis nimekirjades läheb mingi asi sassi. Aga vaadake, küsimus on milles? Ma ei usu teie sõnu, sellepärast, et 2 Reformierakonna fraktsiooni liiget ja härra Võrklaev on seda avalikult tunnistanud, on mulle öelnud, et sellepärast, et see on nii inetu väljapressiv seadus, ühe hasartmängu maakleri või lobisti tassisite koalitsiooni läbirääkimistele, kelle Eesti 200 esindajana, kes tegelikult, kelle siis nii-öelda äriloogika huvides see seadus tehti, tõrjusite tagasi Rahandusministeeriumi ja rahapesu andmebüroo soovitused täiendavateks rahapesuriskide maandamiseks ja vaadake, mis on väga huvitav, liblika tiivalöök. Alul pressis välja Eesti 200, härra Tein ja Eesti 200 seltskond. Teisena pressis välja omakorda vasturünnakuna Mart Võrklaev, võttes ära siis Eesti laevandusettevõtetelt hüvitise selle eest, et CO2 tagasiulatuv maks on kehtestatud Eesti laevandusettevõtetele. Ja panete tähele, liblika tiivalöök, aga kes pihta saab? Tavaline, korralik ja aus Eesti inimene. Nädalavahetusel teatas Tallink ja ametiühing 3. nii-öelda advendi ajal, et ta peab tõenäoliselt Tallink koondama selle otsuse tulemusena 300 inimest. Ma ei tea, kas need on kajutiteenijad, need on mingid lihtsad töötajad, aga see oli jõulukink, näete. Liblika tiivalöök välja pressivalt seltskonnad. Ja minu sõnum on Vabariigi presidendile tõepoolest, et praegu söövad vist jõuluõhtusööki president ja valitsus koos. Et presidendil oleks asjakohane panna sellele seadusele veto. Aitäh, Ma arvan, et meil on, ma vastaks lihtsalt lühidalt, et liblika tiivalööke on Eesti poliitikas olnud ka Isamaa eestvedamisel päris palju ja ma ei hakkaks laskuma detaili. Alustame e-sigarettidest, minu valdkond. Ei tea, kust erakonnast tuli lobist, promoja ja nii edasi, kes on kogu aeg survestanud erinevaid poliitikuid, et inimesed ja ka tegelikult me noored saaksid paremini kasutada e-sigarette. See on üks paljudest näidetest. Et ma arvan, et meil ei tasuks hakata viskama selliseid süüdistusi. See ei ole eriti viisakas. Aga ma saan aru, et viisakus ei olegi alati poliitiline tugevus. Me jõuame veel korra ringi tagasi. Me tahan veel arvamuse kuulda. Mart Helme, kas teie saate aru, kes nüüd siis kelle pantvang siin on? No selge see, et Reformierakond oli Eesti 200 pantvang ja nad käisid ju lobistamas ka meie juures, et me selle eelnõu poolt hääletaksime ja ütlesid ka välja väga selgelt, et kui see eelnõu läbi ei lähe, siis on selle valitsuse lõpp. Ehk teiste sõnadega, kinnitasid koridoris. Ja ma ei hakka nimesid nimetama, 2 teie fraktsiooni liiget, 2, mitte 1, kinnitasid, et see on teile eksistentsiaalse tähtsusega. Aga mis sellega juhtub? Ja ma olen rääkinud mõnede olümpiakomitee liikmetega. Nad ütlevad, et mingit lisaraha ei tule. Mitte mingit lisaraha ei tule. Vastupidi, raha jääb vähemaks ja raha pärast kisklemine läheb suuremaks. Ja juhtub sellega täpselt see sama, mis juhtus automaksu ja registreerimismaksuga. Raha hakkab tulema vähem. Ja kõik need arvutused, fatamorgaanad, kuidas siis me ehitame neid spordihalle ja siis me ehitame teisi spordihalle, see absoluutselt ei realiseeru. No vot, opositsiooniga on niimoodi, et kui Rahandusministeeriumi prognoos on neile sobilik, siis nad seda usuvad, kui Rahandusministeeriumi prognoos ei ole neile sobilik, siis nad seda ei usu. Te ju praegu võitlete Rahandusministeeriumi mille prognoos õige on? Selle prognoosi vastu. Proua Kallas, aga milline prognoos õige on? Eesti spordi ja kultuuri suur osa raha, millest Eesti sporti ja kultuuri rahastatakse, tuleb hasardist. Me ju kõik teame. See on see süsteem, kuidas meil on üles ehitatud. Nii, see tuleb hasardist. Ta on meil hasartmängumaksu peale üles ehitatud. Suur osa kasvust, mis hasartmängumaksu kasvust on viimase 5 aasta jooksul olnud, on tulnud kaughasartmängumaksust. Ehk siis see on see, mis kasvab. Nüüd, kui me teeme selle otsuse, mis me oleme teinud, et me tõstame seda maksu, siis meil langeb tegelikult seal potentsiaalne tulu. See on see, sest see hasart ei kasva meil mujal kui ainult selle kaughasardi osas.
Nüüd selleks, et tegelikult meil seda langust ei oleks ja me suudaksime investeerida palju suurematesse objektidesse, mida meil kultuuris ja spordis on kindlasti vaja, selleks ei ole mõistlik seda maksu edasi tõsta, vaid tegelikult tulla poole sammuga hoopis allapoole ja vähendada seda maksu, sellepärast et meie kultuuri ja spordi rahastus on täna üles ehitatud hasartmängumaksu. Lauri Läänemets, kultuurikomisjoni kuuluv reformierakondlane Liina Kersna ütleb, et järgmise 3 aastaga läheb kultuurist välja 13 miljonit eurot. Tuleb siis uskuda Rahandusministeeriumi prognoosi või tuleks uskuda Eesti 200 andmeid? Partei prognoos. Rahandusministeerium ei ole partei prognoos. Ja see on teie lobistist ärimehe prognoos, see on Madis Augase prognoos. Ei ole, see on Arenguseire Keskuse tehtud prognoos. Sõna sai Lauri Läänemets, palun. Ma arvan, et loomulikult Rahandusministeerium on meist kõigis siin selles küsimuses pädevam, aga huvitav, et siin räägitakse nüüd kultuurist ja riigieelarvest, aga keegi ei räägi sellest, et inimesed on sõltuvuses, pered lagunevad, kuidas hasartmängud lammutavad tegelikult Eesti inimeste nii-öelda õnne. See on ka probleem, et tegelikkuses me peaksime rääkima sellest, kuidas siis sellele inimeste nii-öelda õnnetusele nagu piiri seada. Ja Kristen Michal loomulikult valitsuses täna sellises olukorras, kus kohas mees ei jaluta koera, vaid koer jalutab meest. Ehk siis täna võib selles koalitsioonis kahjuks see koalitsioon on jõudnud sellesse olukorda, kus iga inimene saab panna lauale oma soovi ja sellega peab arvestama, sellepärast muidu joostakse laiali. Et mõnes mõttes, kui me võtame Eesti peale, Eesti riigi peale, siis meie riigi areng ja kõige olulisemad küsimused on ju mitte Reformierakond ei ole pantvangis, ainult terve Eesti on pantvangis, sest vabalt võib-olla, et keegi tuleb, võib-olla ongi juba pannud näiteks energeetikas mingisuguse soovi laua peale ja kui me võtame energeetikasse, siis meil on täna tegelikult energiadefitsiit. Räägite tuulest või päikesest? Ma räägin energiast, et meil on energiadefitsiit, loomulikult puhast energiat oleks vaja, maismaa tuuleparkina ei saa, põlevkivi on kallis, on ju, et seal samme peaks tegema, tegelikult asjad seal ei liigu näiteks, et arenguid oleks, aga kui meil ei ole puhast energiat ja ei ole üldse energiat, siis see on pidur majandusel. Nii et see pilt on palju laiem, mitte küsimusele ainult selles ühes. Aga Kristina Kallas, siin oli see üks argument, mis visati õhku, oli see Tallinki võimalik lipuvahetus mõnel laeval ja 300 töökohta, et siis on küll pahandus majas ju. Tallinkiga on selline lugu, et see merenduse või laevanduse toetusmeede tuleb lihtsalt ümber disainida ja ta jaanuarikuus tuleb Kliimaministeerium selle ettepanekuga välja, mismoodi ta tegelikult ümber disainida, nii et seal mingit traagikat ei tasu ka täpselt samamoodi otsida. Ma tean, et see ülespuhumine on nagu see, mis on opositsioonile kasulik, aga ma tulen korra ikka selle hasartmängumaksu juurde tagasi. Et kõige suurem võib-olla selline murekoht minu jaoks selles eelarves, mis täna Riigikogus vastu võeti ja kus ma tunnen, et me võib-olla ei ole piisavalt veel teinud, on see, et meil kultuurirahastus ei ole seal piisav. No lihtsalt ei ole piisav, me oleme pidanud seal kärpima ja Eesti kultuur täna väga tugevasti kannatab. Ma ei näe ühtegi lahendust, mis tuleks sellele, et kuidas me tegelikult Eesti kultuuri elus hoiame. Mismoodi me suudame rahastada. Meil on tegelikult vaja Eestis ka suurt kontsertisaali, meil ei ole head kontsertisaali, meil on taristu investeeringuid vaja teha, aga meil on kõige rohkem vaja investeerida tegelikult meie inimestesse kultuuris. Meil ei ole neid vahendeid ja selle tõttu see lahendus, mis praegu lauale pandud on, mitte tõsta hasartmängumaksu, mitte tõsta edasi, nii nagu ta algselt planeeritud oli, vaid tuua ta tegelikult kõigepealt tagasi esialgse 5% peale ja sealt veel 0,5% punkti võrra allapoole on see lahendus, mis võimaldab meil tuua raha juurde kultuuri. See risk, millele Liina Kersna viitas, et seal on risk, ta ei öelnud, et kaob ära, ta ütles, et seal on risk, et kaob ära. See lähtub sellest Rahandusministeeriumi prognoosist, kus Rahandusministeerium vaatab seda hasartmängu käitumist, aga Rahandusministeeriumi prognoos ei võta arvesse kaughasardi käitumist. Et kaughasardi käitumine ei ole mitte kaughasardi siia toomine, Lauri, ega Eesti inimeste siia toomine, vaid see on raamatupidamiste liikumine rahvusvahelisel turul. Nii et meie küll usume sellesse, et kui me tahame investeerida kultuuri ja spordi tegevusse Eestis, siis meil ei ole tegelikult väga palju alternatiivi. Ma võtan opositsiooni poolelt mõned repliigid, Mihhail Kõlvart kõigepealt. Teate, mis on eriti küüniline, et Eesti rahvas tegelikult soovib toiduainete käibemaksu langetamist ja selleks on antud ka 100 000 allkirja ja see ei ole populism. Siin samamoodi saab välja tuua väga erinevaid analüüse ja prognoose, aga te ei soovi seda teemat isegi arutada. Ja nüüd mõni kuuga on menetletud eelnõu, mida kõigepealt tõepoolest arutati koridoridesse ja sõnumi oli see, et tänu sellele tulevad uued ettevõtted, Kaukasina ettevõtted, kellele me loome sinna maksuparadiisi ja tänu sellele tulevad siis uued vahendid, aga seda ju ei tule. Et esiteks
kui see peaks olema soliidne rahvusvaheline ettevõte, siis nad analüüsivad kindlasti ka üldist maksusüsteemi ja stabiilsust. Seda ei ole pakkuda praegu. Ja kui me räägime nendest kasiinudest... millega tegemist on. Mulle tundub, et ei saa aru, millega tegemist. Mitte ükski ettevõte ei tule Eestisse. Selle maksuga ei tule Eestisse füüsiliselt mitte ükski ettevõte. Ja me ei räägi sellest, et keegi peaks füüsiliselt tulema. Just juriidiline isik peaks siia tulema. Aga see ei tule. Et mis seal vahet on? Kas tuleb füüsiliselt? Lõpetab oma mõttekäigu ära, siis saab vaielda. Muidu on nagu keeruline vaielda, kui ei kuule, mis inimene ütleb. Ja, aga veel üks kord, keegi ei arva, et Kaukasiino on füüsiline ettevõte, kes tuleb siia kohale. Tõepoolest, siia tuleb raamatupidamine, aga selleks, et siia tuleks raamatupidamine, see soliidne rahvusvaheline ettevõte peab tegema vastava analüüsi ja 0,5%, kui see on tõepoolest suur soliidne ettevõte, keegi siia ei tule, sest kaalutakse ka üldist maksustabiilsust, mida meil ei ole pakkuda. Aga kes võib tõepoolest siia tulla ja see ei ole minu analüüs, see on seal hulgas ka rahapesubüroo analüüs, tulevad igasugused ettevõtted, kelle taust on pehmelt öeldes hall. Karmen Joller, kuidas ikkagi nagu Reformierakond kavatseb maandada neid kõiki riske, millest on tegelikult juba räägitud, rahapesuga seotud, mida on ka eksperdid välja toonud? Ma tooks hoopis välja teise riski, mida Lauri Läänemets mainis, sõltuvusrisk. Ja tegelikult Eestis on sõltuvushäirete ravi olnud ajast aega üsna vähese tähelepanu all. Ja ma olen nõus, et see on risk. Aga meil on olnud kokkulepe, et kui me oleme nõus selle hasartmängu maksu seadusega, siis me tegelikult ka investeerime tervishoidu osa rahast. Sõltuvusravisse siis? Ja täpselt sõltuvusravisse ja tegelikult üle aegade meil on ometi võimalus välja töötada teatud teenused, pakkuda ravi, et vahel ka sellised võib-olla riskantsed otsused võivad tuua teisest küljest ka häid asju, et mina arvan, et kokkuvõtteks see on õige. Mart Helme, mida teie presidendina teeksite selle eelnõuga? Ma ei kuulutaks seda välja. Mul on juba põhimõtteliselt see lähenemisnurk absoluutselt vastuvõetamatu. Te käsitlete Eestit nagu mingit indiaani reservaati, mis rahastab ennast hasartmängude mingite kasiinodega. See on absoluutselt vastuvõetamatu. Me ei ole mingi kasiinosaar või indiaani reservaat. Me oleme riik, kus peab olema mitmekesine majandus ja tuletame meelde, enne 19. oktoobrit kõik rääkisid, kuidas tuleb Eestisse tark majandus ja teadmistepõhine majandus ja mida kõike me hakkame tootma ja looma ja mitte midagi. Nüüd on siis kasiinomajandus see, mis päästab kultuuri, päästab meditsiini, päästab meil haridust, päästab meil kaitsevajadusi. Kuulge, see ei ole normaalne mõtlemine. Lihtsalt väike repliik, et meenutame, kes langetasid alkoholiaktsiisi ja justkui päästsid Eesti majandust, tehes viinapudelid ja õllepudelid väga odavaks inimestele. Ja meenutame ka seda, kes uuesti taastas alkoholiaktsiisi järkjärgulise tõusu, see oli Reformierakond. Ehk et ärge olgem silmakirjalikud. Mille tulemusena aktsiiside laekumine langes. Alkohol tarbimine. Teiselt poolt piiri ära nii. Tõusis tarbimine. Kui oleks ostetud siin, kui ma sõidan Lätti, siis ma panen pagasniku täis. Kui ma ostan siin, ma ostan ühe pudeli. Huvitav ajalooline ekskurss. Lauri. Mul oli au olla aasta aega tagasi siseministri ametis ja siis oli valitsuse seisukoht, mida siseministeerium sinna tõi, see, et Eesti riik ei tee lepinguid ega ei sõlmi, ei anna ka e-residentsust riikides, kus kohas on palju terroristlikku rahastust ja kus kohas toimub rahapesu läbi netikasiinode. Sotsiaaldemokraatina valitsuses ei ole, seisukohad on muutnud. Aga ma tahan öelda seda, et kui te tõesti panete sellesse, et sõltuvusprobleemidega tegeleda raha juurde, siis sügav kummardus selle tegevust. Aga üks asi on siin ikka valesti, et me ei pea ainult tegelema tagajärgede leevendamisega, me peame tegelema ennetamisega ja praegu me tegelikult ju ka siit kaudselt me anname hoogu juurde siis kasiinodele, me peaks tegelikult tõstma pigem kasiinodel nii-öelda maksuse, et vähem üldse tarbitakse või vähem üldse kulutatakse raha sinna, et ei tekiks neid sõltuvusprobleeme, ehk teil see loogika inimeste perede suhtes on täiesti vastupidine val. Aitäh, kuulge, räägime ka riigieelarvest, sest täna Riigikogus võeti järgmise aasta riigieelarve vastu. Karmen Joller,
järgmise aasta riigieelarve on suures puudujäägis, järgmisel aastal tuleb laenata 2 miljardit, maksutõusud jäävad ära. Kas see on Reformierakonna selline plaan, et oma reitingut tõsta või? Nagu ma enne ütlesin, Reformierakond on pidanud tegema otsuseid, mis ei ole kindlasti reitingule hästi mõjunud ja ma arvan, et iga vastutustundlik erakond, kes oleks näiteks olnud samal ajal võimul meie asemel, oleks teinud sarnaseid otsuseid. Ja põhiotsus on ikkagi, miks meil on praegu selline riigieelarve, on see, et kui me kulutame oma vabaduse, iseseisvuse säilitamisele, siis kuskilt on vaja saada ka tulud. Paratamatult me kõik peame sellesse panustama ja ma arvan, et meie iseseisvus ja vabadus on päriselt ka kallim kui need maksud. Seejuures, mis inimestele osalt meeldib, osalt ei meeldi, oleme me ka sammu tagasi astunud, kui me oleme näinud, et me oleme saanud piisavalt tulusid ja me saame hakkama ka väiksema maksulaekumisega, ehk et me oleme langetanud neid otsuseid, pluss langetame ka tulumaksu, ehk järgmisel aastal veebruarist saadik, kui inimesed hakkavad palka saama, on umbes 90% tööl käivatest inimestest kontol raha rohkem. Ja ma arvan, et see on parempoolne eelarve, see teeb kummarduse vabadusele ja me kõik kanname seda. Urmas Reinsalu, no Reformierakond ütleb, et see eelarve toob kaitse, toob majanduse ja sissetulekute kasvu. Et mul on lihtne küsimus, kas te räägite ikka samast dokumendist või? Jaa, me räägime 2 erinevat dokumendist. Üks on Isamaa alternatiivne eelarve 2026, mis pole mingi eelarve, nagu ütleb rahandusminister. On eelarve ja see on lisaks ka eelarvestrateegia perimeeter seal. Reformierakond on kõiges, mis puudutab majandust ja rahandust, paraku strateegiliselt läbi kukkunud. Majandusseisaku ajal majandus külmutati ära maksutõusudega, tekitati majandususalduse põhimõtteline probleem. Teiseks, energeetikas ei ole suudetud ühtegi relevantset vastust välja töötada. Ja kolmandaks, mis on nüüd kõige teie viimane päris patt, on see, et te viite Eesti täielikku võlaspiraali. Eelarvenõukogu hinnangul ootab ees teie visiooniga, kui te räägite siin vastustundlikkusest, siis see on pigem iroonia, ootab ees Eesti lähiajaloo pikim ja sügavaim eelarve defitsiit. Ja teil pole absoluutselt mingisugust visiooni, kuidas sellest väljuda. Isamaa alternatiivne eelarve nägi ette 3% defitsiidi ja täies mahus ka riigikaitsekulude teenendamise, mis on kahtlemata vajalik ja selles me oleme ühel pool rindejoont. Aga paraku tuleb tunnistada, et teie ettekujutus sellest, et teil on ettekujutus, et te saate nii-öelda nüüd raha jagamisega, et laenurahaga, mida kunagi varem Eesti ajaloos ole tehtud vabanemisjärgselt, laenurahaga siis viia ellu oma valimislubadust lootuses, et see peaks inimeste usaldust taastama, aga selle hind on ära solgitud rahandus ja see halvendab meie majanduse kindlustunde perspektiivi ja see halvendab ka inimeste tegelikku ostujõudu ja majanduse taastumist. Urmas Riik ei võta laenu esimest korda. Vabandust, aga mitte kunagi ei ole võetud laenu valimislubaduse realiseerimiseks püsikuluna. See on asi, mis praegu asetab. Asi selge. Aitäh. Kristjan Kallas, kas järgmise aasta riigieelarves on raha ikka külluses? Ma kuulan Urmas Reinsalut, ma saan aru, et see 3% defitsiidiga riigieelarve või mis iganes ettepanek teil on tulnud, eeldab siis tõenäoliselt valitsemiskulude väga suurt kärbet. Mitte ainult proua Kallas. No, või siis maksulangetuse ärajätmist, ehk siis 2 varianti. Mitte ainult, teie ettepanek on tõenäoliselt siis maksulangetus tuleb ära jätta Isamaa ettepanekul, et inimesed peaksid kõrgemaid makse maksma või siis kärpida. Me paneme ette süsteemse maksude langetamine. Automaksu, käibemaksu langetamise, aga ka tähtajalise toiduainete käibemaksu. Urmas Reinsalu, ma lihtsalt näitan, mul on need täna kaasas ka, et ma ei kõhkle neid kasutamast. Isamaa on leidnud kuskilt raha vaja, sellepärast et kõiki makse on võimalik langetada ja samal ajal mitte minna väga suurde võlaspiraali. See on iseenesest väga huvitav, kust see tuleb, aga kõige suurem mure on minul Isamaa eelarvega see, et see nii-öelda kulude kokkuhoid, millest te räägite, on tegelikult teise pensionisamba jätkuv edaspidine lammutamine. Ehk siis Isamaa teeb ettepaneku, et valitsus lõpetab teise pensionisamba maksed ja enam tegelikult inimesed teise pensionisambasse raha ei kogu. Ja selle raha eest langetatakse automaksu ja väga paljusid muid makse, ehk siis pika vaate plaanist lõhutakse ära Eestis inimeste kindlus tuleviku suhtes. See on see teie ettepanek, mis nimetab valitsemiskulude See on teie ettepanek, millega
Urmas Reinsalu, millega valitsemiskulusid langetada. See on teie ettepanek. Mitte mingil juhul ei tohi lasta sellel juhtuda. Te olete ühe korra selle teise pensionisamba juba ära lammutanud. See on olnud väga raskes seisus Eestis ja teist korda selle pensionisamba kallale minek ja Eesti pensionisüsteemi lammutamine on väga kuritegelik kõikide nende põlvkondade Urmas Reinsalu, ma loodan, et peaministrina saab teie juhtimisstiil olema rohkem kuulav. Aga nüüd Mart Helme, te tegite ühe ettepanekuna siis Rail Balticult raha äravõtmised. Kas lihtsalt kirjutaksite need investeeringud korstnasse ja on nagu on? Jaa, sest et kui kaua me nüüd seda Rail Balticut ehitame? Mingi 12-13 aastat juba. Ja mis me oleme siis valmis ehitanud? Mõned viaduktid ja suurt rohkem mitte midagi. See on tohutu raha, miljardid on läinud. Miljardid on läinud. Nii et see oleks kahtlemata üks katteallikas, aga põhiline, mis on, meil on ju tapetud ära majandus. Ja nüüd te oma kasiinodega püüate seda majandust kuidagi nagu siin vee peal hoida. No, ei tule välja. Et me oleme ära tapnud majanduse teie maksutõusudega. Need maksutõusud tuleb tagasi pöörata. Esimene asi, mida inimesed palvetavad iga päev, kaotage see automaks. Nüüd on tuldud välja veel hullu ideega. Võtta ära pensionäridelt ja lastelt tasuta bussisõit. Täiesti sundmaiseks tahate teha. Hakkame varsti talli taga tappa ka andma inimestele või? Et see on ju hullumeelne, mis te teete. Odavat energeetikat on vaja, mille te olete ära tapnud oma hullumeelsete roheideedega ja majanduse käima lükkamist kõige primitiivsemal tasemel, alates mingisugusest kodukohvikust ja lõpetades suurte metsatööstusettevõtetega ja muude keemiatööstuse, mis iganes ettevõtetega, kus tegelikult laekub maksuraha, kus on töökohad, kus on eksport ja nii edasi. Sellega te ei tegele. Te tegelete ainult inimestelt viimase väljapressimisega. See on vastuvõetamatu. Lauri Läänemets, kust oleks sotsid raha võtnud? Oleksite samamoodi 2 miljardit laenanud või veel rohkem? Ei. Ma võib-olla räägin sellest, et seda eelarvet oleks saanud sellisena ka teistmoodi teha, et mõned numbrid. Et inimesed, kes teenivad 1000 eurot kuus palka, need saavad siis juurde aastas 121 eurot ja need, kes teenivad 4000, 5000, 6000, 7000 eurot, nende siis nii-öelda arvestuslik võit on 1848 eurot. Et siin jäeti kasutamata see võimalus, et lahendada toimetuleku probleeme, et suunata neile inimestele rohkem siis nii-öelda raha jätta kätte, kes siis on tõesti toimetuleku raskuses, keskmine Eesti pere. Et Riigikogu liikmed, teised jõukad inimesed ei vaja mingisugust palga nii-öelda lisa praegu ja selles mõttes 114 miljonit igal aastal suunata kõigele jõukamatele ja selle jaoks igal aastal pangast laenu võtta on, mina julgeks öelda, et päris pahatahtlikult tehtud. Aga ta on ka ettevõtluse mõjuga, et kujutage ette, kui see 114 miljonit, mis läheb jõukamatele, suunata tegelikult keskmisele perele või madalama sissetulekuga inimestele, nad tarbiks selle kõik ära. Nad viiks selle raha Eesti ettevõtjatele, Eesti ettevõtjal, majandusel läks paremini. Mida teevad jõukamad inimesed? No, inimesed käivad reisil, võib-olla keegi ostab Hispaaniasse lõpuks maja ära. See tähendab, et Eesti majandusest viiakse see raha välja. Õpetaja ostab Hispaaniasse maja? Ei, ma ei räägi õpetajast. Sellepärast, et ma ei räägi teadlikult õpetajast, sest see vastab tõele, et õpetaja võidab selle eelarvega, aga ma räägin sellest, et kõige jõukam osa sissetulekust 4000 eurot ja pluss, et neile seda võitu ei ole vaja. See on see kõige suurem ebaõiglus. Ma kardan, mis lõhub ka tegelikult seda Eesti ühtsust ja seda usku sellesse riiki, et sellel on palju suuremad, palju keerulisemad tagajärjed ja üks asi, see vastab tõele, et see nii-öelda eelarve puudujääk saab olema väga suur, et me hakkame kõik tulevikus 3,7% punkti tulumaksu maksma lihtsalt sellepärast, et intressid kuskile saata ja selle välismaa pankadele saata, me ei saa sellest mitte sentigi tagasi. Aitäh, Mihhail Kõlvart, selles eelarves midagi positiivset ka on või ongi siis selline lõputu hädaorg, nagu me praegu saates kuuleme? No mulle tundub, et opositsioon kindlasti midagi positiivset eelarves ei leia. Vaatame nagu suurema pildi. 4,5% defitsiiti, see on keskmiselt suurem kui Euroopa Liidus. Euroopa Liidus keskmiselt selline defitsiit oli 2008, kui oli suur majanduskriis. Täna Eestis on tõepoolest majanduskriis, Euroopa Liidus enam ei ole. Majandus kasvab nii Lätis kui ka Leedus. Ehk siis see jutt, mida alati Reformierakond kasutab, aga meil on selline seis, meil on vaja katta kaitsekulud, see on kõik õige, aga kaitsekulud tuleb katta ka Lätis kui ka Leedus. Seal on sama seis absoluutselt, kui me räägime rahvusvahelisest olukorrast.
samas seal on tehtud ka teised valikud, et Lätis on kehtestatud pangamaks, Leedus on kehtestatud pangamaks, käesoleval aastal võeti vastu otsuse ka Poolas kehtestada pangamaksu ja seal kindlasti keegi ei võta raha inimeste käest ja niimoodi seda ka sõnastati. Me ei võta raha seal, kus seda ei ole. Me võtame raha pankadest, mis minu arvates on igati nagu mõistlik. Ja nüüd me peame arvestama sellega, et meil see defitsiit, mida kaetakse laenuga, ei ole järgmise aasta probleem. See on järgmiste aastate probleem, seda hakkavad lahendama juba järgmised valitsused. Ja ma tahaksin... 2020. aastal tegi toonane EKREIKE valitsus defitsiidi 6,3%-sega defitsiidiga. 2020. aastal. Sellest august on see valitsus välja roninud 3 aastat. Sellest sügavast august. Selleks investeeringuteks kasutati raha investeeringuteks ja siis käivitati ka majandus selle. Ja lammutati teine pensionisammas. See ei vasta tõele, ärge korrutage seda valet kogu aeg. Sellest rahast me tulime välja COVID-i esimesest kriisilainest. Me andsime laenusid Tallinkile, me andsime laenu Porto Francole ja nii edasi. Need laenud maksti kõik tagasi. See raha on tulnud Kaja Kallase valitsustele tagasi protsentidega. Ärge valetage kogu aeg. Ärge kogu aeg valetage. Aga ma pean selle ära klaarima. Ei ole see klaarida midagi. Meil on terve erakondade rahastamise plokk läbimata. Ja, aga valija jaoks. Me tammume ühe koha peal. Ebaaus see, kohutavalt ebaaus, et te olete võtnud praegu 1,7 miljardit. Õudselt ebaaus. Mart võtab lonksu vett. 2020. aastal oli eelarve defitsiit 6%. Ja Kristina lõpetab kohe. Sellest edasi ronimine on olnud ülikeeruline. Aitäh. Jätkame erakondade me peame rääkima ja palun nüüd säästlikult aega kasutada, sest ma tahan, et kõik saaksid sõna. Urmas Reinsalu Isamaa korraldas täna seoses väidetava keelatud annetusega suure pressikonverentsi. Kuulge, meil mõistab õigust ikka kohus, et miks te sellise juriidilis-poliitilise suhtekorraldusega tegelete? Ei, me tahame professionaalselt ka juriidilist koostööd teha prokuratuuriga ja seetõttu andsid arvamuse ka muuhulgas 3 endist kohtunikku, endine õiguskantsler, 3 endist prokuröri, sealhulgas endine riigi peaprokurör ja professor ning õigusteadlased ja advokaadid. Ja tegelikult kokku on neid juriste, kes oma õigusliku hinnangu andsid, et see asi tegelikkuses ei ole mingit süütegu, oli 15, ma arvan, kaalukaimat, väga kaalukat autoriteetset isikut. Ja ma arvan, et Eesti õigusriigis ei ole ka prokuratuuri seisukohad, mis välja tulevad, et kuskil prinditakse nurga tagant välja. Ka need on inimesed ja ka neile tuleb anda informatsiooni, et neil oleks võimalik teha kaalutatud, ratsionaalne otsus. Urmas, aga meil on homme peaprokurör stuudios, mida te temalt sooviksite küsida? Kas ta on olnud võimalus tutvuda nende analüüsidega ja nende analüüside pinnalt kindlasti, ma arvan, Eesti avalikkus, kes nõutult jälgib seda arutelu, ootab tegelikkuses ka prokuratuuri käsitlust, mis puudutab riigiõiguslikku käsitlust, mis puudutab kriminaalõiguslikku käsitlust, mis puudutab ka rahvusvahelise kohtupraktika käsitlust. Ei ole naljaasi, me suhtume sellesse väga. Lauri Läänemets, kas selle vaidluse tegelik sisu ei ole ikkagi see, et kui palju üks ärimees võib mõjutada erakonda? Jah, võimu ja raha monopoliseerimine on alati halb. Ja see on ka põhjus tõesti, miks sotsiaaldemokraadid selle ettepaneku Riigikogus on teinud, et üks inimene ei saa aastas rohkem ühele erakonnale annetada kui 100 000 eurot. Et lõppkokkuvõttes, kui erakond jääb väga suurtes summades sõltuvaks, siis sellel on mõju ja see mõju kandub lõpuks selle erakonnaga valitsusse edasi. Kõige parem näide on meil Läti, kus hiljuti oligarhide probleem oli. Reaalselt makstigi erakondi kinni, toetati väga suurte summadega ja pärast tehti neile sootsaid poliitikaid. Nii et see tegelikult on probleem ja mina ei oska hinnata, mis selles Isamaa juhtumis küsimus on. Aga ma ühte asja ütlen, et võib-olla 200 000 või 100 000 või 300 000 eurot erakonna sisevalimiste, juhatuse valimiste mõjutamiseks on väga suur summa. Ja see on küsimus, mis teemal peaks Eestis olema avalik debatt, et kas need inimesed valiti siis vabalt sinna, kas nad oma otsustes on vabad, sest Lavly Perling on näiteks see, ma saan aru, kes osalt selles, vähemalt mulle on jäänud mulje, et tema meeskond kaotas. Ja erakond kas tegi siis demokraatliku otsuse või mitte, et üldse andmata hinnangut nüüd erakonnale Isamaa. Ma arvan, see debatina iga erakonna puhul tegelikult oleks meil ühiskonnas vaja läbi pidada. Mihhail Kõlvart, kas seadustes on hall ala ja see tuleks korda teha?
Ja ma näen, et siin stuudios on nii palju Isamaa eksperte, et eriti lugupeetud sotside esimees, et mina kindlasti ei ole ühe või teise erakonna ekspert, aga mulle tundub, et me siin kõik peame tunnistama, et see on probleem. Et seadus tegelikult ei ole piisavalt läbi mõeldud ja teine asi, mida me peame siin tunnistama, tegelikult me kardame sellega tegeleda, sest me saame aru, et see teema ei ole populaarne. Et meie siin hakkame arutama, et kuidas me tagame poliitilise tegevuse rahastamise. Aga võib-olla oleks vaja kokku leppida. Oleks vaja võtta aluseks näiteks ka õiguskantsleri analüüse ja öelda, et süsteem peab olema ühtne. Kõigil peab olema võimalus toetada, sealhulgas ka juriidilistel isikutel, aga see peab olema läbipaistev ja kõigil peaks olema ka ühtsed võimalused ka näidata, kuidas raha kasutatakse. Palun tõstame tempot. Ja Karmen Joller, erakondade rahastamise järelevalve komisjon nõudis 4 erakonnalt raha tagasi seoses siis Salga juhtumiga. Kas see on tegelikult põhimõtteliselt samasugune juhtum? No see on, ma arvan, nad on üsna erinevad. Üks oli selgelt rahaline annetus, teine oli nõuandmine, ütleme, et seda ei olnud rahasse arvestatud. Ja see kindlasti on samamoodi, nagu siin on juba käinud läbi, et seda on vaja kõik arutada. Aga ausalt öeldes, kui ma vaatan seda, mis Isamaa täna tegi, siis seda, et öelda, et see on selleks, et saaks teha kaalutletud otsuse üks peaprokurör või kes iganes inimene, kes hakkab õigust mõistma, see on demagoogia, see on absoluutne vale, et see, kui Isamaa ootaks kaalutletud otsust, siis see info läheks failina e-mailile, kindlasti mitte läbi avalikkuse. Me oleme lubanud selles asjas avalikkuse ja selgus. See ei ole avalikkuse selgus, vaid see on avalikkusega. Kas ma tohin lõpetada? Me ei jõua debatti pidada. Kas ma tohin lõpetada? Ole hea. Ja. Et see on avalikkusega manipuleerimine ja see on demagoogia. Ja minule isiklikult selline asi peale ei lähe. Et ma jään teile kõigile siin vähemalt sellele poole alla demagoogias. Kristina on väga palju andnud konstruktiivseid vastuseid. No see mida ma tunnen. Laurilt on tulnud väga selliseid selgeid sõnumeid, millega ma alati ei nõustu. Aga lihtsalt selline... Lihtsalt kohe saade. Ja, Kristina Kallas, kas 200 läheks seadust muutma? Meil on väga palju ebaselget praktikat erakondade rahastamises ja erakondade rahastamise järelevalve komisjon on pidanud oma kaasustega siis hakkama lahendama asju, mida seadusandja ei ole tahtnud tegelikult lahendada seaduse tasandil. Et see Salga juhtum, see Isamaa juhtum, meil on siin Jevgeni Ossinovski jäähoki reklaami juhtum, et ERKJ on läinud kahjuks neid asju nii-öelda kaasuste peal lahendama ja kõik lahendame neid asju täna kohtus. Tegelikult peaks neid asju lahendama Riigikogus ja seal need kokku leppima, nii et see on see, jah. Mart Helme, kas te saate aru, miks erakonna liige ei või erakonda maailmavaadet rahaliselt toetada? Ei, ma ei saa päris täpselt aru ja ma ütleks muidugi, aega on väga vähe, et mina olen tähele pannud, kui me vaatame seda niisugune aeggraafikut, et kogu see jant hakkas peale pärast seda, kui Parvel Pruunsild otsustas ka EKRE-t rahastada päris suure summaga. Ja siis algas tal see erastamise probleem Tartus Ermie vanamajaga ehk raudteelaste klubiga kunagisega ja nüüd on ta siis kumuleerunud veel edasi Isamaa rahastamise, ebaseadusliku rahastamise süüdistusega. Ja seda teevad inimesed prokuratuuris, kes on vahele jäänud valetunnistuste esitamisega või fabritseeritud tõendite esitamisega kohtus ja kohtunikud on need eemaldanud isegi protsessidest. Teevad inimesed, kes on ise seadust rikkunud, aga töötavad prokuratuuris edasi. Et siin on hallid alad mitte ainult rahastamises, vaid ka hallid alad õigusmõistmises. Urmas Reinsalu, kas kõik saab korda? Isamaa majapidamine on korras ja ma tahan kõigile Eesti inimestele soovida rahulikku jõuluaega ja siin on see poliitikute kisklemine ja kired. Uskuge mind, et ma arvan, et Eesti inimeste jaoks on praegu oluline saada teatud tasakaalupunkt ja lootus. Ja selle nimel me peame ühiselt tegelikult kõik poliitilised jõud pingutama. Aitäh, selline sai tänane tuline debatt. Ja nagu kõlas siis tõesti rahulikku õhtut.